oi kui mõnus lõputu kevad. Külm kevad. Õiged riided tuleb selga panna. Miks nüüd siin ja praegu? Need Soome pensionärid, kes kolivad Hispaaniasse, kus 4 aasta aega ei eksisteeri, pidi 2 aastaga lolliks minema. Midagi muud öelda, midagi. Ei ole midagi oodata, ei ole midagi mäletada. Anna osken korvasi ja. Anna. On sõna pidi minema, jah? See on teaduslik fakt. Ei, tõesti. Äkki saab mõelda ennast õnnelikumaks. Ei, no muidugi oma õnn. Ma ennem rääkisin sellest, et mul on õigus oma õnnele. Minu õnn on selline. Jätke rahule. Kui tulevad häälekad grupid tõesti, kes on monopoliseerinud sellised väljendid nagu mees ja eestlane ja abielu ja ma kardan õnn ka. Tuleb ütleb, ei see sul ei ole õige õnn, ma ütlen, mis su õnn on tegelikult. Oi eemale. Ei. Tegelikult kui mõtlema hakata, siis no kuhu me oleme jõudnud? Taevagi, kus me oleme? No, me kuulume 6% maailma kõige rikkamate inimeste hulka juba aastaid. Ma küsisin järele, mitte teiste näitajate käest. Ma küsisin ikka spetsialistidele, Hardo Pajule ja kas või Sõlguma käest. Nad ütlevad jah, statistiliselt on see täiesti korrektne. 94% maakera elanikest elavad meist halvemini. No on kontinentide kaupa ju. Me elatustase on ju no tõesti varsti sama kui Soomes. Kohe annaks Soome majanduskriisile veel jõudu. Ja kui me oleme, mis viimased andmed näitavad? Soomes on lama, Soomes on tööpuudus 10%, noorte inimeste hulgas 24% on töötus. Nad on ikka kõige õnnelikumad inimesed. Jaa. See ikka on kuidagi mingi geneetiline assortii, mis on soomlastele kuidagi antud. Ei loe. Mis see 5 kõige rikkama riigi hulka? Me oleme seal põhimõtteliselt, seal tipus ei ole enam vahet. Seal ei ole vahet. Teadlased on kindlasti teinud, et me elatustase vähemalt teil, kes te saate siin lihtsalt õhtut veeta kallis restoranis, nii-öelda teatris käia, lolli näitlejad kuulamast, taevane arm, targemad pole teha midagi. No see on jõudeelu tunnus küll, täielikud obloomovid, mõisniku õhtu ja ausalt öelda. Teie elatustase on tõusnud sinnamaani, kus rikkuse suurenedes õnnetunne ei kasva. See on fakt, selleks on metoodika olemas. Oota ma proovin, ma ostan 6. kutsikoti meil, ei läinud, tuju ei läinud paremaks, ostan 7. kutsikoti, ei lähe paremaks. Nüüd tuleb tõesti otsida kuskil pujalt, loodusest ja kirjandusest ja teatrist ja iseendast ja sõpradest ja Pahva oli, Kersti Kaljulaid sõitis peale oma presidentuuri mööda Eestimaad ja kohtus poliitikutega enne mingeid valimisi. See oli mitu aastat tagasi, kohalike valimisi vist. Ja ta ütles, et massiliselt tulid kohalikud poliitikud ta käest küsima, et andke nõu, mida rahvale veel lubada, meil on kõik olemas. Andke nõu. Millega neid veel meelitada, et me elame ikka tõesti, see oli ikka müstiline, kui sitasti inimesed vanasti elasid, seda peab meelest pidama. Ma mõtlen oma ema saatuse peale, see oli pärisorja amet täiesti, see oli tõesti ja ta suri 85-aastaselt, lihtsalt süda väsis ära, valusid ei olnud, naeratus näol. Naised on niikuinii targemad kui mehed. Selles mõttes, et nende loogika on teine. Nad käituvad
vastavat liigi säilimise vajadusele lihtsalt, see on teine loogika ja minu puhul ei saa kunagi öelda, et koolis on liiga vähe meesõpetajaid. Ei, las targemad õpetavad lapsi.